Tere! Te vaatate Eesti Kaitseliidu saatesarja Eesti Kaitseliit 125. saadet. Me tahaksime teile tänases saates näidata lugu sellest, kuidas Eesti ja Soome tiplaskesportlased võistlevad Jüri Karikale. Teise loona tahame teile näidata lugu sellest, kuidas Harju Maleva vastsed kaitseliitlased valmistuvad relvaeksamiks ehk siis test 3 ja Naiskodukaitse avab Tallinna Muusikakoolis oma kunagisele legendaarsele Tallinna ringkonna esinaisele Anna Tõrvand-Telmanile mälestustahvli. Jüri Karikas on pika traditsiooniga rahvusvaheline laskevõistlus, mis toimub Kaitseliidu Männiku lasketiirus iga aasta aprillikuu lõpus. Tänavu toimus võistlus juba 19. korda. Laskmine toimub lahingrelvadest ja sisuliselt on tegemist Eesti-Soome maavõistlusega, mille idee on legendi järgi pärit Soomest, aga sai seejärel ka Eestis ülekaitseliidulise tähenduse. Rändauhind Jüri Karikas on mitmel korral võidetud ka Soome ja selle tunnistuseks on graveeritud kirjad Karika alusel. Võisteldakse standardsete kaitsejõudude automaatidega AK-4, M14 ja Galil. Püstolitest lubatakse võistluse eeskirjadega kasutada vaid kaitsejõudude standardrelva USB. Võistluste laskeharjutused on tehtud võistlejatele ebamugavaks ja nii-öelda lahinguolukorrale lähedaseks. Eesti võistkondade poolel kohtab sageli ka meie riigi tuntud kaitsepoliitika võtmetegelasi, kes on tulnud võistlustele oma käe ja silmatäpsust proovima. Laskmine on nagu sport ja tema eripära on see, et ta on zen-sport. See tähendab, et kui sa tahad lasta ja lähed väga ärevusse, adrenaliin tõuseb kõrgele, siis ei tule laskmisest midagi välja. Nii et see on asi, mis mõjub nii füüsilisele kui vaimule väga hästi. Kui tihti sa laskmas käid, tuleb välja? Viimasel ajal olen ka kord nädalas laskmas käinud. Nagu laskjate konkurentsis ma olen muidugi sportlane. Et minu õnn on see, et Eesti laskjad on üsna ligidal maailma tipule ja see tähendab, et juba ainuüksi see, et sa rahvasportlasena võid maailmameistritega koos laskmas käia, see on juba omaette boonus. Paljud inimesed võib-olla ei tea, et kultuur ja laskesport on omavahel väga tihedalt seotud. Ma toon siin näite selle, et Tallinna loomaaed on saanud laskespordiks. Inimesed ei tea seda ja kuna nad ei pääse ka tihtilugu laskespordile väga ligidele, sest siin on ohutustehnika reeglid ja asjad, et siis arvatakse, et seda nagu ei olegi olemas Eestis. Tegelikult on, nagu sa ütlesid, maailma tasemel. Jah, tõsi ta on ja ka siin selle Jüri Karikal meil käivad soomlased laskmas ja ka soomlased on head laskjad, nii et meie kaks Põhjamaa rahvas selles suhtes oleme, ma ei ütle, et me oleme alati kõige paremad, aga me oleme parimatele ligidal ja kui me vaatame siin, kuidas parimad lasevad, siis see on väga hea võimalus kõigil õppida. Ja muidugi, mis on kõige olulisemaid asju, on see, et ka tänane võistlus algas jällegi ohutusbriifinguga ja kõigil kindlam võimalus diskvalifikatsiooni saada on see, kui sa teed midagi, mis on ohtlik. Et seda vaadatakse väga-väga rangelt. Kuidas sul Toompea malevkonnas, mille pealik sa oled laskespordiga? Ma olen uhke selle Toompea malevkonna üle, sellepärast, et sõltuvalt sellest, kes parajasti laskmas käivad, aga on olnud aegu, kus Toompea malevkond on järjepanu kõik need karikad üles korjanud, mis kusagil vedelemas on, ütles Raivo Tamm täna, aga teinekord ei ole jälle kõik võistlused vennad. Et see, mida me siin täna näeme, on nüüd kombinatsioon sellisest väga sportlikust ipsist või praktikali laskmisest ja samal ajal on siin Kaitseliidu, Kaitseväe taktikalise laskmise elemendid, mis tähendab seda, et ega me nüüd lõpuni sporti ka ei tee. Üks laskuritest, kelle tulemusi teiste laskurite poolt alati silmas peetakse, on kolonelleitnant Raivo Tamm. Kuidas relv käes nii pika vahe jooksul istub või see vahe polegi nii väga pikk vahe? Esiteks vahe ei olegi väga pikk, et seda on kõigest 8 aastat ja ütleme, et ega reservis ei ole sugugi oldud kuskil kodus, et ma olen aktiivne laskesportlane ja kaitseliitlasena ütleme niimoodi, et laskesport kuulub regulaarselt kaitseliitlase päevakavva. Kui tihti sa laskmas käid? No ütleme niimoodi, et ikka vanasti sai ikka käidud vähemalt 2-3 korda nädalas. Nüüd, kuna väga palju tööd on ka väljaspool Eestit, siis ütleme, et iga kuu tuleb ikka paar korda ära käia. Paljud eestlased võib-olla ei teagi, et Eesti laskurite omaaegselt 30 aastate maailmatasemel tulemused, see Argentiina karikalugu ja kõik, kui palju tänapäeva kaitseliitlased teadvustavad, et see meie laskespordi ajalugu nii suur on? Aga ma ütleks, et
laskesport hakkab õnneks võtma meil taas suuremaid tuure. Meil on tulnud väga hea meel tõdeda, et tulnud on väga palju noori jällegi juurde ja ainukene nii-öelda piirang meie või õigemini spordialale on see, et ega neid laskmise kohti nüüd ülearu palju ei ole. Aga need, mis meil on võrdlemisi heas seisukorras. Ma peaks ütlema, et päris tühja tiiru ei näe siin Männikul küll vist ükski päev. Kui palju peab laskur harjutama, et ta võiks tulla võistlema väga kõvade meeste hulka Jüri ja Karika peale? No võistlus on alati õnne küsimus, et tegelikult võidab see, kellel läheb vähem untsu, sest kõigil juhtub ikka võistluste jooksul midagi. Aga kui rääkida üldiselt kaitseliitlaste tasemest, siis ega tegelikult ütleme sellist regulaarset lasketreeningut oleks vaja kõikidele kaitseliitlastele ja siin tahakski võib-olla näha rohkem uusi nägusid, mitte niivõrd enam neid vanu väga heal tasemel laskesportlasi. Et selles mõttes oodatud on kõik, eriti aga uued liikmed. Ja kui tulla tagasi sinu küsimuse algfaasi juurde, siis ütleks, et oma paar tuhat lasku tuleks ikka aastas ära lasta, et püsida tõeliselt tippude hulgas. Soomes on laskesport maailmatasemel. Seda harrastavad väga paljud reservväelased. Mitmed Euroopa meistrid armeerelvadest laskmises on pärit just nimelt Soomest. Sellest hoolimata võtavad soomlased Eesti Jüri Karika laskevõistlust alati väga tõsiselt ja ka parimad naabermaa täpsuskütid ei pea paljuks Tallinnasse võistlema tulla. Soome kaitseatašee Eestis kolonelleitnant Antti Hauvala tuli Jüri Karika laskevõistlustele oma riigimeeskonnale kaasa elama. Kasutasime juhust ja küsisime, milles seisneb Soome laskurite tugevus. Kui tihti harjoitatakse? Kaiketi meidän hyvä ampumakoulutus lähtee siitä, että varusmieskoulutus antaa perusteet jo miehille ja naisille niin tehdä tämmöistä ampumatoimintaa. Ja sen jälkeen myös niin meillä on hyvin metsästys sukupolvea vielä Suomessa, eli sieltä se pohja tulee ja sitten nämä miehet, jotka täällä, tai naiset, jotka täällä käy kilpailuissa, niin heillä on sitten omaehtoista harrastusta niiltä pohjilta tähän kyseisiin lajeihin. No, suomalaiset ovat pari kertaa voittanut tästä Jyri Karikan myös. Että mitä luulette tässä? No sehän on erinomaista, että suomalaiset täällä käy veljeskansan kanssa kilpailemassa ja joskus on hyvä voittaakin. Ja täytyy sanoa, että tämä yhteistyö, mitä niin kuin suomalaiset ja virolaiset tekee tässä reserviläistoiminnassa ja suojeluskunta yhdessä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa, niin se on kyllä erinomaisen tärkeää meille ja se on mun mielestä hyvä osoitus siitä, että miksi me täällä ollaan. Ja niin kuin sanottu, niin joskus on hyvä voittaakin, että kyllä yleensä myös virolaiset pärjää aika hyvin näissä kisoissa, mä olen kuullut. Kuinka korkealla yleensä on suomalaiset ampujat erilaisissa kilpailussa nousunut? No kyllähän meillä nousussa on ampumaharrastus ollut ja ampujat ovat aina olleet kovia. Että esimerkkinä nyt ei varmaan haulikkoampujista Satu Nummela tällä hetkellä yksi niistä parhaista maailmalla tunnetuimmista ampujista tällä hetkellä. Mutta korkeimmat paikat missä on ollut kansainvälisissä kilpailussa? No kyllähän meillä on maailmanmestareita, olympiavoittajia, Euroopan mestareita, että kaikkiin kategorioihin löytyy voittajia. Minulle teadaolevalt on praegu registreerinud 132 võistlejat. Ehk et see 132 on siis arvestatud lahingrelvadega laskmise peale, õhkrelvadega laskmisele ja sportrelvadega. Ehk et juuniorid, nooremad laskurid lasevad väiksematest kaliibrilistest relvadest ja täiskasvanud lasevad ikkagi lahingrelvadest. 130 võistlejat tavaline osalejate hulk või? Kindlasti oleks tahtnud rohkem võistlejaid osaleda sel korral. Ka eelmine kord oli tegelikult suhteliselt sarnane võistlejate arv. Me hetkel ei julgenud rohkem võtta, sest see tiir on nüüd suure remondi läbi teinud. See on esimene suurem võistlus peale renoveerimist, ehk et me katsetame, kuidas meil see asi õnnestub. Järgmise aasta Jüri võistlus on arvult 20. Ehk et see on juba kergelt niisuguse juubelimaiguga võistlus. Ja sellisel võistlusel teeme kindlasti midagi palju põnevamat kui praegu. On ka praegu selliseid radasid, mida me eelmine aasta ja eelmised korrad üldse ei saanud kasutada, nagu see samane, kus me praegu oleme 200 meetri tiir. Et see on laskuritele päris põnev ja suur väljakutse, ei tule nii hästi välja, kui võiks arvata. No Jüri Karikas on nagu Eesti-Soome maavõistlust. Kas järgmine aasta on oodata siis võistlejate lisa kusagilt mujalt maalt veel juurde või? Jah, tuleb tunnistada, et meil on olnud ka Leedust, on olnud Lätist, on olnud Poolast, et Leedus on praegu põnevad ajad, et seal on juhtkond muutunud,
et nad ei saanud tulla, seevastu Soomest on praegu 2 võistkonda, aga kindlasti tuleb jah rohkem, et meil on üks teine võistluse formaat, mis on siis Baltic Cup ja Baltic Cup on alguse saanudki Eesti-Soome maavõistlusest 1927. aastal. Ehk et ta on päris pikka ajalooga võistlus, et võrreldes sellega see praegune võistlus 20 korda on ka ikkagi, hakkab looma juba tagasihoidlikult traditsiooni formaati. No laskmisest väga palju ei räägita, siis arvatakse, et teda nagu ei olegi olemas. On palju sõpru, kes on küsinud või ütelnud, et Eesti laskmine saab siis kõvaks laskmiseks, kui Eesti laskur on olümpial. Ja minu küsimus on alati olnud, et aga millisel ei ole olnud. Ja see tekitab hämmingut, jah, et tegelikult Eesti laskmine on olnud väga tugev siiamaani. Eesti laskurid on 2 korda võitnud Argentiina karika, mis on siis laskurite jaoks nagu püha graal. Ja 300 meetri laskmises on maailmarekord Angela Voronova nimel 586 silma 60-600 ehk et kuskil lasku 300 meetris. Ja Eesti laskurid on kogu aeg suurtel võistlustel ikkagi medalitega koju tulnud, et ei saa öelda, et see on kehv. No sama kõvad on muidu ka soomlased, aga siin võib vist arvata seda, et kui on Eesti-Soome maavõistlus, siis see ongi nagu maailmatasemel võistlus või? See on tõsiselt tugev võistlus, jah. Ja soomlaste niisugune lahingrelvadega laskmise traditsioon, nagu meie praegu teeme seda Jüriöö võistlust, see on äärmiselt tugev. Et kui me sellel võistlusel saame soomlastega nagu rinda pista või enam-vähem võrdne võistelda, siis see tegelikult on väga tugev võistlus. Jüriöö karikad antakse võitjatele kätte 23. aprillil Jüriöö pargis, kus samaaegselt tähistatakse ka muistsete eestlaste ülestõusu algust 1343. aastal ja meenutatakse sõjamäe lahingut. Tavaks on saanud, et ratsanike toodud tules süüdatakse mälestuslõkke, ülesse on rivistatud vahipataljoni auvahtkond ja marsse mängib Kaitseväe orkester. Jüriöö ülestõusust möödus tänavu 676 aastat. Samaaegselt tähistatakse üle terve Eesti ka veteranipäeva. Paralleelselt täiskasvanute võistlusega osalevad laskevõistlustel ka Kaitseliidu noored, kes lasid õhk- ja alakaliibrilistest relvadest. Noorteklassis sai esikoha Alutaguse malev. Alutagus on alati silma paistnud suurepäraste laskuritega. Noorte auhinnakarikas on sama kujuga nagu täiskasvanutel, ainult mõõtmetelt veidi väiksem. Alutaguse maleva noored võitsid sellel aastal Jüriöö karika, et see on nüüd juba mitmes kord? See on siis 11. kord praegu ja 9 kord on järjest võidetud, nii et väga tubli töö. Meil see tipp on ikka hästi terav, et kes toovad neid karikaid ära, aga ega meil teised ka nagu halvad ei ole, et meil toimub juba vähemalt 7 aastat järjest üle maleviline noortekotkaste laskevõistlus, traditsioon ja üritus, kus on alati väljas 10 võistkonda, rühmade võistkondi, lastakse erinevaid relvi, rühmapealikud on kaasatud, nii et selles mõttes pingutame. Et see meeldib noortele ja tegutseme. Kas rändkarikale on eraldi postament ka juba valmis? Ta on sellisel aukohal, et meil on terve riiul seal. See praktiliselt Alutaguse maleval on kotkaste tegevuse ajal väga hästi läinud, et seal on miniernavõidud, oskuste võistluse võidud, igaste muude laskevõistluste võidud, ühesõnaga kõik, mis on korraldatud, Kaitseliidu ülemaa malevõistluste võidud, et selles mõttes sporti tehakse ja meil on hästi läinud, nii et see riiul on hästi pikk. Täiskasvanute Jüriöö karika viisid tänavu üle Soome lahe Soome laskurid. Karika võtsid vastu võistluste täpseim laskja, reservnoorem seersant Teemu Potkonen, kes esindas võistlustel Soome armee Helsingi piirkonna reserviste ja reserv vanemseersant Jari Gerassimov, samuti Soome armee Helsingi piirkonna reservväelaste esindaja. Miten nyt valmistaudut ensi vuoteen? Pistoolia täytyy harjoitella lisää. Kivääri sujuu jo, mutta pistoolissa on vähän vaikeuksia vielä. Kuinka usein sä harjoitelet ampumista? Luultavasti noin 4 kertaa kuukaudessa. Montako laukausta? No viime vuonna tuli noin 15 000. Uut katset võita Jüriöö karikas saab teha juba järgmisel jüripäeval. Kaitseliit,
Kust tulevad laskurid, kes Jüriöö karika järgmistel aastatel Eestile tagasi võidavad? Kuidas neid treenitakse? Kohe näete. Harju Maleva sõdurioskuste kursustel on taas väljaõppe nädalavahetus. Oleme Klooga laskeväljal. Kursuslased valmistuvad baaslaske väljaõppe eksamiks, mida nimetatakse test 3-ks. Täna laseme siis koos laskeseintega. Et, mis see tähendab siis on see, et me õpetame neid kasutama siis tugesid, avavusi ja et nad mõistaksid seda, et relvaraud on natukene sinu sihiku pildist madalamal, et sa arvestaksid ka sellega, et alati ei pruugi kuul siis puhtalt läbi avavuse lennata, et võib-olla tabab kuskile äärt või läheb pihta, et nad tähelepanu juhiksid sellele. Ja siis ebastandardseid laskeasendid, et panna nad ebamugavasse positsiooni, vaatame, kuidas nad hakkama saavad. Ja põhimõtteliselt harjutame nüüd lõpueksamiks test 3-ks siis. Et see on tänase päeva siis ka eesmärk. Milline peab lõpuks tulemus olema? Tulemus homse päeva lõpuks peab nüüd olema test 3 sooritatud positiivsel tulemusel. See on siis ajalise piiranguga ja kõik, mis nad eelnevalt on õppinud, peavad siis tegema selle test 3 ajal. Salvevahetus, kõik nii-öelda taktikaliselt õigesti, ilma ohutustehniliste vigadeta ja muidugi tabama sihtmärki piisavalt. Ja tegema seda kõik alla 240 sekundi. Kas see on nüüd sõdurioskuste kursuse viimane laskeeksam? Jaa, et see on siis selle automaatrelva baasväljaõppekava lõpueksam ja sellega lõpeb siis see baasväljaõppe. Milline on järgmine väljaõppe moodul? Sõdurioskuste kursusel on järgmine väljaõppemoodul välioskused. Punkte selles harjutuses ei loeta. Iga lasku eraldi pole vajagi kontrollida. Pange tähele, 10 sekund peale lasku on kuulda hele kõlks, mis tähendab, et kuul tabas terasplaadist märklauda. Kui ei taba, siis näeb märklaua taga tolmupilve. Läks mättasse, ütlevad laskurid selle peale. Heledaid kõlkse täheldame aga palju sagedamini kui mättast kerkivaid tolmupilvekesi. Mis aga tähendab, et laskurid saavad oma ülesandega väga hästi hakkama. Terasest märklauad on umbes tavalise tiirumärklaua Alfa Bravo ala suurused ning kipuvad tabamuste peale aeg-ajalt oma toelt ka maha kukkuma. Monika Tõnisson näitab laskeharjutusel häid tulemusi. Eraelus müüb ta mootorrattaid Harley Davidson. Oma aja pühendab aga Kaitseliidule. Kuidas seni läinud on? Oled ikka pihta ka saanud? Ikka olen saanud küll, jah. Täitsa enam-vähem läheb. Ei saa kurta. Homme on eksam. Kuidas tunne on? Teed ära? No ma arvan, et ma teen ära ikka, aga ei ole nagu nii kindel tunne kui test 2 tehes. Sinu jaoks, et test 2 ja test 3 vahe, et millist vahet sina näed? Märklauad on erinevad, rada on erinev ja ma ei tea, ilm on ka erinev. Laskepositsioonid? Laskepositsioonid on erinevad. Mitu lasku te olete laskeväljaõppe jooksul lasknud? Palju. Mitusada lasku, ma arvan ikka. Mitmeid sadu laske. Aga täna? Täna on esialgu, praeguseks on kuskil 140 lasku tehtud. Õlg või käsi või midagi valutama ei ole hakanud? Ei ole veel valutama hakanud. Saab veel lasta küll. Paarsada saab veel lasta. Aitäh! Tegelikult ma olen üldse meredivisioonist. Ja iga õige sõdur peab sõdurioskuste kursused läbi käima. Pooldad seda, et ajateenistusest tuleks vähemalt esimesed 3 kuud kindlasti vingutada? Absoluutselt, sest relvaoskused on väga olulised. Mis sind ajendas astuma Kaitseliitu? Seda nüüd 2 sõnaga öelda on suhteliselt keeruline, aga eks kindlasti tunne kaitsta kodumaad, missiooni tunne. Kuidas tunne on, teed homme eksami ära? Tänaseks on juba nii palju kuule lastud, et tegelikult on juba selline kindlustunne olemas ja kui sihid, siis tead, kuhu sihid ja enamasti kuulid lendavad sinna, kuhu sihid. Saad pihta? Siiamaani olen 95% kindlalt saanud. Palju laske sa oled laskeväljaõppega senimaani lasknud? Hetkeks nüüd otsest arvestust ei ole pidanud, aga ma arvan kusagil 100-350 kuuli vahelises. Räägime kohutustehnikast. Kas oli silmapaistvaid vigu?
ohutustehnika nõudmed on täpselt see, mida nad on siiamaani harjutanudki, relva ohutu käsitlemine. Et ei oleks sõrmepäästikul, kaitseriiv oleks korralikult peal, et kõik liigutused, mis nad teevad, on kontrollitud, ka samamoodi laskmine. Ohutusvigadest tänas silma suuremad ei olegi hakanud. Nad on niisugused pisivead, üksikud harva, aga niisugust ohtlikku suurt viga ei ole olnud. Vähemalt mina ei ole näinud. Et eeldatavasti homme saavad kõik eksamid läbi? Kui nad jõuavad oma aega ja korrektselt teevad, siis küll. Mis on number 1 ikkagi? Kas on kaitseriiv, ohutusuund või sõrmpäästikul? Kõigepealt on ikkagi ohutuse mõistes on kaitseriiv peal ja siis on sõrm ei tohiks olla päästikul ja ohutusuund ka muidugi. Kõik 3 on tegelikult ju väga olulised. Ega ongi täpselt. Et alustades ikkagi sellest, et sa kaitseriivi oled peale pannud, sõrm ei pane päästikule ja siis on ka ohutusuund. Täpselt nii ongi. Naiskodukaitse austab traditsioone ja mälestab oma läinud aegade juhte. Narva maanteel Tallinna muusikakoolis avati mälestustahvel Anna Tõrvand-Telmanile, Naiskodukaitse Tallinna ringkonna esimesele esinaisele ja Eesti teenelisele haridustegelasele, kes asutas 1932. aastal samas majas enne viimast suurt sõda tegutsenud Anna Tõrvand-Telmanni Inglise erakolledži. Anna Tõrvand-Telman oli kooli juhatajaks kuni 1940. aastani. Nagu öeldud, asub praegu samas majas Tallinna muusikakool. 1920. aastat teisel poolel ja 1930. aastate alguses oli aga Anna Tõrvand-Telman pealinna naiskodukaitsjate tegevuse käivitaja. Toompea jaoskond on võtnud endale missiooniks hoida ja väärtustada naiskodukaitse ajalugu. Ja natuke tagasi vaadates ma mainin juba seda, et Naiskodukaitse Tallinna ringkonnal on olnud 2 esinaist. Esimene neist oli Anna Tõrvand-Telman ja teine esinaine oli Alma Jeets. Anna Tõrvand-Telman asutas 2 kooli ja juhtis 3, küll mitte korraga, aga ta oli üks täiesti erakordne nähtus, ma arvan, selle aja haridusmaastikul. Tema Inglise kolledžis, siinsamas majas, kus me praegu oleme, oli muusikaõpe niivõrd kõrgel tasemel, et seda võiks praeguse aja standardite järgi nimetada Inglise süvaõppega muusikakooliks. Seega see tahvel tuli nagu praegu õigesse kohta. Haridustegelane, mitte üksi naiskodukaitse esinaine, eks ole, ja tema kool ja nüüd on ta uuesti kindel koolimaja. Absoluutselt õigesse kohta, täiesti õigesse, jah. See on meie traditsiooniks saanud, et jüripäeval meie austame oma naiskodukaitsjaid ja sellel päeval me oleme pannud esimese mälestustaafli ülesse Alma Jeetsile, kes oli naiskodukaitse viimane esinaine, majale, kus ta elas ja kus algas tema Siberi tee. Teise mälestustaafli organiseerisime nüüd Toompea jaoskond koos muusikakooliga Anna Tõrvand-Telmanile. Ja otsustasime ta üles panna ikka nagu traditsiooniks on saanud aprillikuuses jüripäeval. Esimese mälestustaafli panime üles 2012. aastal. Nüüd jõudsime nii kaugele, et teine mälestustaafel on ka kenasti üles saanud. Et see maja kuulus vahepeal eraomanikule, kellele eriti ei passinud see, et me tahame sinna mälestustaafli üles panna. Nüüd, kui see kool sai meie riigi omandisse, ta allub Tallinna linnale ja muusikakool on siin sees, nemad siis hea meelega tulid meile vastu ja ütlesid, me teeme koos selle ära ja nii saigi see tehtud. Anna Tõrvand-Telman oli üks neid haritud ja ettevõtlikke naisi, kes sisenes Eesti ellu 20. sajandi algul. Ta oli ju tegelikult oma ettevalmistuselt kooliõpetaja. Kuid tema see ühiskondlik panus algab tegelikult juba sellel samal vabadussõja ajal. Sest Anna Tõrvand-Telman oli vabadussõja ajal ühistöö. See oli tolleaegne seltskondlik organisatsioon, mis töötas tagalas rinde kindlustamiseks, rinde toetuseks, oli selle ühistöö varustusosakonna juhataja. Kuid paljud neist ettevõtlikest naistest, kes tegutsesid vabadussõja ajal ühistöö raames, neist said hiljem naiskodukaitse algatajad või ka siis juhid.
ja Eesti Naisliidu juhtiva tegelasena algatas ta kohe pärast 1. detsembri enamlaste mässu Kaitseliidu kõrvale või Kaitseliidu sees tol ajal naiste liikumise. Ja nemad lõid Anna Tõrvand-Telmani eestvõttel esimese naiskodukaitse jaoskonna Eestis, see oli siis 2. detsembris 1924, mida kutsuti siis Lindade kompaniks, sellepärast et see loodi Kalevi malevkonna juurde. Ja sellest hetkest hakkas Anna Tõrvand-Telmani tõsine pühendumine naiskodukaitse tegevusele. Temast sai naiskodukaitse Tallinna ringkonna esimene esinaine ja seda kohustust, seda ametiposti pidas ta kuni 1934. aastani.